Viimasel ajal Makita uutest tööriistadest rääkides oleme me rääkinud põhiliselt XGT tööriistadest. Need on uued ja põnevad ja erutavad igat tööriistafänni. Aga tegelikult me ütlesime kohe päris alguses ka ära, et ega need 12 ja 18 voldised tööriistaseeriad mitte kuskile ei kao. Ikkagi jäävad teatud tööriistad nende akude peale ja põhjuseid on mitmed. Esiteks, kui me räägime 12 voldistest akudest, no siis need on ju lausa miniakud. Ja ka need 12 voldised akud on väiksemad. Me saame seda, et tööriistad on kergemad ja kõikidele tööriistadel ei ole vaja seda võimsust, mida XGT pakub. Ja täna räägime nüüd uhiuutest tööriistadest, mis on just nimelt siia 18 voldiste ja 12 voldiste akude peale tehtud. Ma alustaks oma juttu sellisest väga põnevast tööriistast, nagu on siis Oksa kettsaag. See on nüüd Makita tööriista valikus täiesti uus tööriist, sellist tööriista varem olnud ei ole, ehk et see ei asenda mitte midagi vana. Ja tegelikult tööriist võib-olla sellisele arboristile ja oksalõikajale ei ole üdini võõras, sellepärast et teiste kaubamärkide alt on seda varem turul pakutud küll, aga Makita ei taha teha lihtsalt koopiat, vaid on teinud ikkagi midagi paremini kui teised. Ja üks selline võib-olla põhiline uuendus, mida nii mõnelgi teisel pakkuda pole, on just nimelt see, et ketiõlitus, siis õlipaak on siin samas selle sae küljes. Et tihtilugu sellistel minitööriistadel seda ketiõlituspaaki ei õnnestu siia selle korpusisse ära mahutada ja siis tuleb nii-öelda pipetiga ise seda ketti aeg-ajalt õlitada, kui tihedat lõikamistööd palju on. See probleem on nüüd lahendatud. Klassikaline pool läbipaistev ketiõlituspaak, kust on siis näha palju parasjagu seda õli järgi on, mis teeb töö väga mugavaks ja üks mure vähem nii-öelda. Valikus on 2 mudelit. Üks nendest on siis tavalise 18 voldise akuga ja teine on selle väiksema 12 voldise akuga. Siin on kohe selgelt aru saada, et see on ju väiksem ja see on ju kergem, aga ühe erinevuse siiski teeb see 12 volti versus 18 volti vees ja 18 volti on natukene võimsam. Ehk et võib-olla kui need oksad on natuke jämedamad, tööd on natukene rohkem, siis nii-öelda professionaalil on võib-olla sellise tööriistaga natukene mugavam teha. Ja loomulikult nagu alati, kui me räägime akude valikus, siis ikkagi tihtilugu sinu tööriista valiku dikteerib ära see, mis akupark sul kodus olemas on. Kui on sul olemas kodus akupark 12 selliseid akusid, on väiksed tööriistad, kus neid palju kasutuses on, siis loomulikult peab olema valik ka selle sae puhul 12 voldine. Kui on olemas üüratu kogus neid 18 voldiseid akusid, mida ma tean, et on väga paljudel inimestel, kes Makita tööriista kasutavad, siis on suurepärane uudis, ka selle jaoks on tööriist olemas. Üks põnev nüanss, mis ma veel räägiksin selle tööriista juures, on see, et ketipingutus on siis jälle sellise mugava, selle automaatse, no mitte automaatse, vaid sellise tööriista vaba lahendusega tehtud, nagu ka paljudel teistel Makita metsaketsaagidel, suurematel ketsaagidel. Ja siin on veel niisugune kihvt põnev nüanss, et kui nüüd see ketipingutus hoob siis lahti keerata ja siis uuesti kinni keerata, siis siin on tal endal sees üks niisugune pisikene vedru, mis kohe teeb selle pingutuse parajaks. Ehk et ei pea ise siin nii-öelda midagi liigselt kruttima ja nuputama, et milline see õige pinge on. Et niisugune pisikene nutikas automaatne vedru on siia sisse ehitatud, et lahti kinni ja kett on täpselt paras. Teine põnev uudis Makita 18 voldiste tööriistade sarjast on siis hekilõikurid. Hekilõikureid on Makita valikus juba ammu olnud, alates sellest ajast, kui need olid juhtmega kuni siis akutööriistadeni välja. Ja nagu ikka uute asjadega, kõike on tehtud paremaks. Põhiline asi on siis see, et masinad on kergemad. Oluline nüanss, mida tänapäeval üldse paljudele tööriistadele lisatakse, on see, et võetakse vähemaks siis seda helitugevust ja vibratsiooni. Ka sellel on siin tähelepanu pööratud. Valikus on 2 seadet, mis jah, 2 tüüpi seadmeseeria on harjavaba mootoriga ja on harjadega mootoriga. No põhiline erinevus on siis nüüd see, et kui sa oled rohkem selline professionaalne või isegi mitte professionaalne, aga teed seda tööd palju, siis tuleks ikkagi võtta kallim
kallim mudel, harjavaba mootor, aku kestab natukene kauem, sa saad sinna panna ka vajadusel väiksema aku, sellepärast et sul on nii-öelda kulub vähem akut, siis on kogu see kompleks sul kergem. Aga kui on niimoodi, et aastas korra on üks põõsas vaja üle trimmida, siis loomulikult tuleb vaadata ka rahakoti peale ja siis selline vana klassikaline harjadega mootor on lihtsalt soodsam lahendus. Teine asi loomulikult täiendatud on ka siis seda lõikepead. Lõikepead on optimeeritud, see võtab vähem energiat, lõikab paremini ja veel oluline nüanss nüüd, kui me räägime nende harjavaba ja harjadega mootori mudelitest, siis see nii-öelda kangem harjavaba mootoriga mudel lõikab läbi ka jämedama oksa, et kui sellega saab minna niisugune kuni 20 mm läbimõõduga oksa kallale, siis see natukene nõrgem mudel lõikab läbi 15 mm läbimõõduga oksa ehk niisugused pisikesed erinevused. Veel kord, kui on palju tööd, tasub alati võtta natukene kallim mudel, kui tööd on tõeliselt vähe, kodus hobikasutaja korra-paar aastas, siis tasub vaadata rahakoti peale ja otsustada soodsa mudeli kasuks. Nii et kevad on tulekul, mõelge läbi, mis aiatööriistad teil olemas on, mida teil ei ole. Kui vaja, vahetage vana välja või ostke midagi täiesti uut ja kasulikku.